Tere, mina olen Kaia Sink, olen Babykooli asutaja ja 3 lapse ema. Ja täna räägime nendest põhilistest vigadest, mida tehakse lapsele lisatoidu andmisel. Keskendume eelkõige siis esimesele eluaastale. Esimene põhiline viga, mida tehakse, on see, et alustatakse magusatest puuviljapüreedest. Alustama peaks ikkagi köögiviljast, sellepärast et laps harjub selle magusa maitsega väga kiiresti ära ja pärast lihtsalt on teil ümber harjutada väga keeruline. Näiteks alustage kõrvitsapüreest, see on kõige mahedam ja kõige parem tema seedimisele. See on niisuguse hea piisavalt vedela koostisega ka, et lapsel on seda kerge süüa. Ja puuvilja ja marjapüreesid võiks siis hakata andma alles siis, kui mõned nädalad on juba söönud. Ideaalis ta võiks olla ka liha juba söönud selleks ajaks, et ta on harjunud nende nii-öelda soolaste maitsetega. Teine viga, mida tehakse, on see, et lisatoitu hakatakse andma liiga vara. Et laps ei ole lihtsalt selleks veel valmis. Ütleme, kui on rinnapiima toidul olev laps, siis võiks alustada kuskil 6 kuu vanuselt. Et enne seda tal lihtsalt tegelikult ta saab rinnapiimast kõik kätte, et ei ole mitte mingit vajadust. Ja miks seda viga tuleks vältida, on sellepärast, et kui lapsel nagu tekib esimene kogemus nagu tekitab halva emotsiooni, siis võivad edaspidi tulla tõrked lisatoidu andmisel, et see protsess võib venida tänu sellele palju pikemaks. Lisatoidu andmisel tuleb arvestada ka sellega, et last ei tohi panna ennem tooli istuma, kui ta on ise valmis istuma ilma igasuguse seljatoeta. Et enne seda kasutage, näiteks beebipürnil on need siuksed poollamavad toolid, et selles on väga mugav anda. Ja tekstuur peab olema ka vastavalt siis beebihammastele, et lõikehambad ja purihambad on suus, siis alles on beebi tegelikult valmis toitu peenestama. Et enne seda võiks ikkagi olla toit püree kujul. Kolmas viga, mida veel tehakse, on see, et beebi söögiajad on ebaregulaarsed. Et rutiin on tegelikult laste jaoks väga tähtis osa ja söögiajad olgu paigas. Nii harjub ka seedesüsteem ära ja toit regulaarsete toidukordade korral, siis toit lihtsalt seedub paremini. Ja kui on juba laps natukene suurem, et siis on ka see hea aspekt, et laste kõht juba vahepeal piisavalt tühjaks minna. Tänu sellele on söögiisu järgmine toidukord oluliselt parem. Ja ära anna ka vahepeal mingisuguseid snäkke ega mahla, et ainult vesi võiks olla seal vahepeal, kui laps tõesti soovib. Lihtsalt sellepärast, et see rikub jällegi järgmise söögikorra söögiisu ära ja tegelikult mõjub halvasti ka hammastele. Ja kui on tõesti nii, et lapsel juba söögiaeg on käes ja sul ei ole veel toitu, et siis paku talle näiteks viilutatud köögivilja, kui on juba nii suur laps, et ta selle söömisega saab hakkama. 4. põhiline viga, mida tehakse, on see, et laps ja ema kasutavad sama lusikat või õigemini siis ema toidab beebit ja siis paneb selle lusikaga oma suust läbi. Seda peaks kindlasti vältima sellel eesmärgil, et koos lusikaga sa annad ka kõik oma bakterid, mis su suus on. Et nii levib näiteks kaaries väga hästi, aga ka ütleme tavalised viirushaigused levivad tänu sellele vanemalt lapsele. 5. põhiline viga on, et lastele antakse liiga ühekülgset toitu. Et toit ikkagi peaks olema võimalikult mitmekülgne, et ta saab kätte kõik vajalikud vitamiinid, mineraalained, aga ka näiteks köögiviljadest ja puuviljadest kiudained, mis on väga vajalikud lapse seedimisele. Ja esimesel eluaastal kindlasti ära kasuta soola ega suhkrut. Üldse mingid lisaaineid lastele ei peaks kasutama. Toidu sisse võiks panna näiteks kas mingit külmpressitud õli taimset siis või võid võib ka panna, et saaks ka piisavalt rasvhappeid ja kindlasti peaks olema lapse menüüs ka kala ja liha. Siinjuures veel tuleb mulle meelde oma laste pealt, et näiteks köögiviljasalatit lapsed mul ei söö.
selles mõttes on kasulikum neile anda nagu, kui ma panen need eraldi koostisosad neile ette, siis nad kõike söövad, aga kokku segatuna ei söö. Nii et kui on niimoodi, et laps näiteks toorsalatit ei taha, siis paku talle kõiki neid asju eraldi. Et see võib teinekord tuua edu. Mis veel on laste toitumises, on naljakas see, et mõni laps üks toidukord sööbki ainult ühte asja. Näiteks ta sööbki ainult liha või ainult kartulit või ka see on täiesti okei, et kui laps võtabki ainult ühe asja, et ta väga hästi teab, mida ta keha vajab, et selles osas nagu laske lapsel valida. 6. viga, mida tehakse, on see, et last sunnitakse sööma. Et söömine ei tohiks olla sunnitud tegevus ikkagi. Et see võib tekitada lapsel vastumeelsuse. Või siis, mis teine äärmus on see, et laps võidakse ka paksuks tänu sellele sööta. Et laps ei jäta ennast nälga. Kui tal parasjagu isu ei ole, las ta jääb, järgmine toidukord sööb paremini. Aga siin on muidugi tähtis see, et ära anna talle mingisuguseid nii-öelda asendusasju vahepeal siis, et okei, et no ta ei söö mitte midagi, et no võta vähemalt siis need küpsised. Et see on nagu väga, see on nagu nõiaring, et siis ta teab juba, et on mingi alternatiiv olemas ja see rikub ära. Veel millega nagu võiks arvestada on see, et teinekord laps ei tahagi süüa sellepärast, et näiteks ta hakkab haigeks jääma ja ta tunneb, et tema keha ei saa selle toiduga hakkama. Et ka siinkohal jälgi last, et ei ole vaja sundida ja ütleme nii, et kui on selline toit, mida laps ei taha süüa, ütleb, et või ta väljendab, et talle ei meeldi see, et siis proovi natukese aja pärast uuesti, proovi mõne päeva pärast uuesti või järgmine nädal või öeldakse, et kuni 21 korda võiks ühte toitu proovida ennem, kui saab öelda, et okei, see talle nüüd tõesti ei maitse. Ja pea meeles, et parim kokk on enne sööki õues käimine ja tühi kõht. 7. viga on see, et söögi kõrvale pakutakse mahla. Et mahl üldiselt sisaldab palju suhkruid, tekitab täiskõhutunde, mis tähendab seda, et sinu toitu sööb laps oluliselt vähem. Ja parim jook ikkagi lapsele on vesi ja seda võiks ta juba harjuda sööma väga varakult, jooma väga varakult esimese söögi kõrval juba. Sellisel juhul lapsel tekib nagu see harjumus ja ka edaspidi on see väga hea, sest näiteks ütleme lapsel kõhukinnisus võib tulla, kui ta ei ole piisavalt palju vedelikku tarbinud. Ja mis veel on, et mahl tegelikult loob suus sellise suurepärase keskkonna bakteritele, mis siis võib jällegi tekitada hambakaariest. Et isegi kui sa annad talle peale sööki nii-öelda siis magustoiduks mahla, et las ta pärast joob veel vett peale, et hambad saaksid ilusti nagu puhtaks. 8. viga on see, et lauakommetele ei pöörata tähelepanu. Et tegelikult juba väga varakult pannakse alus nii toitumisharjumustele kui ka siis lauakommetele. Et las laps sööb perega samal ajal. Näiteks kui on õhtusöök, kogu pere on ühes lauas, et laps võiks ka seal olla. Et isegi kui ei ole praegu tal see päris söögikord, et anna talle kas või see nii-öelda puuvilja lutt mingisuguse keedetud köögiviljaga kätte. Et see kõik nagu paneb aluse tema edaspidistele lauakommetele. Anna ka kätte, võid ka kätte anda talle näiteks tõesti tema enda lusika sellel ajal, kui sa sööd, et ta hakkaks juba varakult oma motoorseid oskuseid arendama. Ja pea meeles, et söögilauas söögi ajal ei ole see koht, kus vaadatakse telekat või lahatakse oma probleeme. Et see olgu selline tore ja rahulik paik. Ja viimane viga, mille välja toome, on see, et lastele antakse poolfabrikaate ja valmistoitu. See on halb sellepärast, et need sisaldavad üldjuhul väga palju lisaaineid. Nii erinevaid soolasid, suhkruid, maitse tugevdajaid, säilitusaineid
ja nendega lihtsalt lapse organism ei ole valmis veel hakkama saama, et üldse on neid hea võimalikult vähe süüa, aga proovime vähemalt esimene eluaasta, no veel parem kui teine ka, et me saame nagu neid tõesti üldse mitte anda või minimaalselt anda. Vorstikesed, kohukesed, saiakesed, et jah, laps ei oska neid isegi tahta, kui sa ei ole talle neid tutvustanud. Nii et soovitan seda tutvustamist nagu võimalikult kaugesse tulevikku jätta. Mis ma veel lisaks ütlen, on see, et esimesel eluaastal kindlasti ei tohi lastele anda mett. Miks? Sellepärast, et mesi võib tekitada botulismi ja botulism on päris ränk haigus, mis võib väga suure tõenäosusega lõpetada ka surmaga. Et esimesel eluaastal veel laste seedimine on liiga nõrk, et nende botulismi bakteritega hakkama saada, et kui ta saab umbes aastaseks, siis tema seedemahlad on juba piisavalt happelised, et suudavad need bakterid ära tappa. Veel ole väga ettevaatlik pähklite ja seemnetega, et neid üldse ei peaks esimesel eluaastal andma veel, sest seal on väga suur oht, et võib kurku kinni jääda. Lisaks pähklid võivad olla väga tugev allergeen lapse jaoks. Ja igasugused puuvilja ja köögiviljatükid, jällegi seesama lutt, millest ma ennem rääkisin, et pane selle sisse, et ta ei saaks neid tükke omale kurku tõmmata. Ja viimase asjana toon välja veel selle, et hambapesu ikkagi peab hakkama sellel hetkel, kui lapsel esimene hammas tekib. Et isegi kui see ei pea olema hambahari, et on ka siuksed näpu otsas olevad väiksed silikonharjad, et ta lihtsalt harjuks sellega ja korra üle käid ikkagi see tekitab selle hea ka hambapesuharjumuse ja hoiab lapse hambad tervena. Tänaseks kõik, et kui teil on mingeid küsimusi, kommentaare, ettepanekuid, et siis kirjutage julgelt meie sotsiaalmeediakanalile ja kanalitesse ja ka emaili teel saab küsida. Ja täpsema info saamiseks saate külastada ka meie kodulehte babycool.ee. Kõike head!